Et no nii, Evansi ja siis Pauli vaheline mäng on kolmandas setis päris pingeliseks läinud. Et ma siin ei näe nüüd, ma vahepeal siin arvutasin vahepeal ühtseid asju, ma näitan ka, aga nüüd ei näe, et siin on millegipärast ei ole täpselt näha, et kuidas seal kolmandas setis see geimidega on, aga igatahes suht viigis tundub olevat, et siin on murdepall oli Evansil aga noh, selles mõttes, et tundub, et minu see, Evans vist tundub, et ikka rabistab ära selle asja, et teises setis tundus, et päris pustus ära, aga kolmandas pani vastu, et alguses ka kohe tundus, et kaotab selle geimi murde, aga ei midagi, et eks ta sihuke tööhobune ole see Evans, et nüüd nad siin madistavad, et nüüd on siin Paulil on tegemisi, et hoida enda geimi, aga bookmakerid ka vaatavad siin, et võtab vist see Evans ära selle, et müttavad kõvasti seal, et jah, on parajad vastased kokku saanud. Aga ma vahepeal nagu hakkasin vaatama ka mõtlema, et mida järgmiseks nagu vaadata, et mida järgmiseks vaadata, et mis siin homme oleks näiteks tennist, et siin võiks ju tegelikult tulla seda suvel. Et kas siin praegult ongi see Eastburn toimub, laivid. Nii. Tennis. Jah, tahaks kuskilt panna nagu seda, et jah, tulemas 24 tunni jooksul. Et siis näed, täna on veel mänge. Täna ei hakka rabistama, et vaatame homseid, et siis saab rahulikult analüüsida ja sõprusmänge tavaliselt ei taha nagu panna, et mingid USA-mängud. Siin on need riikide vahel ja asjad, et homme vist nagu väga sellised, ma ei teagi, mis, ma ei pannud seda tennist. Täna, homme. Jah, Wimbledon on normaalne. Et näed, siin on igasuguseid. Siis on veel naiste Wimbledon. Mallorca on see, mis praegult oli Mallorca. Näed, Diallo, meie sõber Diallo on siin. Diallo mängib Greg Spooriga. Huvitav, mis see Greg Spoor, mis tal see huvitav, et mis sellel Greg Spooril on see VTA reiting. 28 aastane. Sihuke juba keskealine. Sellel on vist kogemust ka juba päris palju. Ranking. Siin on see ATP leht, et ta on ka suht stabiilselt nagu läinud, et algul on see ots päris üles, nokk päris üles olnud,
aga noh, ega siin ongi ta suht seal tipus, et näed 34. 34 on. 34 jah. Et Diallo tundus eelmine kord kuidagi sihuke väsinud ka olevat, et ega ta, ma vaatasin, kellele ta vahepeal kaotas Lehetskale, 25. kaotas. Et kaotas 25. noh, mis tähendab, et tal on see ikkagi nagu noh, suht nagu lagi on ju, on see, ütleme see 40 ja niimoodi on ju. Et noh, et jah, ta on siin, võitis siin mingit Vene mängijat vist ja 20. ja neid stabiilselt on võitnud nagu, oma mastimehi on suht stabiilselt ära võitnud. Aga ütleme noh, et kui ta nüüd 25. kaotas on ju, et noh, ega ta päris hommikusöögiks nagu neid 20-ndaid noh, ja 30-ndaid nagu ei söö on ju, päris hommikusöögiks. Ja eks tal oli siin raske mäng oli ka selle Thierry'ga oli ka tegelikult, ega tal noh, tal oli ikka jah, kohati oli päris keeruline tal jah. Kohati oli päris keeruline jah. Et see Grexpoor tundub sihuke kogenud olekuga olevat, et ka pikka kasvu ka, 1,88 m, et jah, sest see Thierry oli suht lühike, et sellel Diallol on ka pikkust, et huvitav, kui pikk see Lehetska on. Vaatame, ma arvan, et see Lehetska on ka mingi 1,90 m juures, no ma arvan. Lehetska. Et siis saame mingid järeldused teha. Nii, näed ka selline jah. Jah, ka küllaltki nagu pikk, et 1,85 m. Aga palju Diallo ise on, see on vist päris seal 2 meetri juures. Diallo. Neid Diallosid on palju siin igasuguseid, tema Gabriel. Meeter 90 on ta kindlasti. Ossor 2,03. Noh, siis selles mõttes Grexpoor on nagu paras, noh, enam-vähem nagu sinna poole nagu, et tahaks seda Grexpoori lausa näha, et kuidas ta mängib, et kuidas tal nende, noh, arvatavasti tal on nende, mida pikem on ju, seda parem on nende servidega ka vastuvõtul arvatavasti. Et kui see lajatab ülevalt on ju see Diallo on ju, et siis lühemal on nagu keerulisem seda kätte saada. Grexpoor. Et ta ei saa päris, ta peab nagu rohkem riskima see Diallo on ju. Tal on Grexpoor. Queen.
noh, siin on nagu raske aru saada, kumb ta on, aga arvatavasti ongi siis see punane klekspoor. Ja huvitav, et nad löövad nagu punane on jah. Müttab ikka palju see klekspoor. Müttab ikka palju jah. Suht siuke tagajoone mängija. See praegune, kes oli see Evans, see tuli suht võrku, tuli suht palju, ma märkasin seal. Aga see üle keskjoone, see klekspoor väga ei tule. Väga ei tule. Ja ei, vabalt mängib jah. Vabalt mängib jah. Ta on jah nagu kindlalt ja vabalt mängib. Et tal kindlasti selle Dialloga on, ma arvan, palju nagu mõnusam mängida kui sellel Tierel. Et ta niimoodi vabalt mängib pikkasid palle. Et pikki pallivahetusi pareerib ilusti tagasi. Et tal selles mõttes selle jah, kindlusega on päris hea, et eile oli nagu näha, et kui sellel Tierel läks pikemaks pallivahetuseks läks, siis Diallo hakkas suht nagu domineerima seda, et suht tõenäoliselt see klekspoor selle võidab homme, et aga meie vaatame. Pool 1 on see mäng. Meie vaatame, mis ta veel siin pakub. Et võiks iseenesest midagi samamoodi, et noh, kindlasti ta pluss 5,5 ei paku sellele klekspoorile, on ju. See on nagu suht kindel, on ju. Sellist asja ta ei paku, noh. Siin nagu midagi väga ei paku siin, et geime pakub, aga sellist match set, handicap, match. jah, siin sellist toredat asja ei ole nagu täna geimi handicap, ei on ikka, näed. et jah, pluss 2,5.
pluss 2,5 pakub. Mis tähendab siis seda, et kui ta 6-4 ja 6-4 kaotab, siis 4-6 ja 4-6 kaotab, siis on nagu suht, noh, siis see ei anna nagu midagi, noh. Et mida see 2,5 annab, see 2,5 ei anna nagu suht midagi. 2,5 ei anna nagu väga midagi. See ei anna nagu väga midagi, et kui ta 6-4 kaotab ühe, ja 7-6 kaotab teise, see annab ainult siis, kui ta kaotab mõlemad kiire lõppmänguga, noh. Seda nagu väga ei juhtu, noh. Et see tähendab ikkagi seda, et ta peab ühe vähemalt peab võitma, noh. See ei ole jah nagu hea variant, et noh, sellepärast see on selline, sellepärast see ennustamine on selline nagu, noh, iga sellega on nagu oma eraldi töö, et ma nüüd täna panin nagu selle, on ju, et seda varianti nagu ei pruugi nagu tulla, et noh, ongi, on ju, et siin võib küll selliste koefitsientidega võib tulla, aga need, noh, arvatavasti need, mis nüüd järgmised on, selliste koefitsientidega ka 1,4 või 1,3 oli isegi, on ju. 1,3 ja 3,4 on ju, noh, et need on arvatavasti see ongi niimoodi, noh, need vahekorrad on ju. Et sellist soodsat nagu asja nagu ei tule, on ju. Arvatavasti. Kohe 2 korda järjest. Sellepärast ongi nagu siin on võimalik, aga noh, mida ma arvutasin vahepeal seda, et näiteks noh, 10 ma panin, on ju, ja nüüd 1,25 oli koefitsient. Et siukse väikse riskiga, on ju. Et nüüd tuli 12,5 on ju, tuli tagasi. Et nüüd kui ma paneks jälle 12,5, paneks jälle sisse, et siis see summa nagu kasvas, ma tegin selle arvutuse ka, et esimese selle tegin kohe sellise arvutuse. Esimesega ta kasvas 2,5 eurot. Et kui ma nagu noh, nii-öelda duubeldan, on ju. Kui ma seda summat nagu duubeldan ühe korra, see kasvas 2,5 eurot. Et järgmine oleks siis, et juba selle, jah, 2,5 oleks jälle kasvaks, suht sama, on ju. Et võt see on nagu huvitav, et selle esimese korraga tuleb sama, aga teise korraga juba on see teise korraga ta juba on 18,75. Et teise korraga ta juba järgmisest kasvab 3,75 euri. Ja juba kolmas on 23,4, kolmas on juba 5 euri suurem eelmisest. Et noh, et ta kogu aeg nagu eelmisest, et ta mitte ainult ei kasva nagu noh, sellest esimesest numbrist, aga ta kasvab ka järgmisest numbrist. Et kogu aeg kasvab järgmisest numbrist. Ja juba 10. korraga ta kasvab järgmisest numbrist juba
50 €. Et noh, ja summa on 10. korral summa on juba kasvanud 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 juba 100 € võrra on kasvanud. Jah, 10. korral ta kasvab, noh, siin ta veel 50 võrra ei suurene. Siin ta suureneb eelmisest 20 € võrra, on 10. korral, juba 20 € võrra, aga juba 14. korral juba suureneb 50 € võrra. Suureneb see summa nagu eelmisest panusest. Et kuidas see nagu kasvab, et kuigi noh, see korrutus on nagu sama, selle 1,25-ga korrutan. Et kasvab juba nii palju, et ma ei pea mitte midagi nagu suurendama ega miskit, on ju. Et see on päris nagu niimoodi nagu vaatad, et kui vaadata nagu selle pilguga, et näed, et täna võidan 2,5 € rohkem ja iga päev 14 päeva läheb mööda ja 14. päeval ma juba ei võida 2,5 € rohkem, aga ma võidan juba 50 € rohkem eelmisest. Et ma ei ole mitte midagi ma ei ole suurendanud. Et noh, ma ei ole panuseid ega midagi nagu suurendanud. Noh, jah, et see panus küll nagu suureneb, on ju. See panus küll suureneb, on ju. Aga ma arvan, et kui siin juba mingi 30. kord on, ma arvan, see eelmisest juba suureneb, ma arvan, see summa ei ole juba 50, see võib juba 500 olla, noh. Et see on nagu päris karm, noh, kui nii võtta, noh. Et 30 päeva paned, on ju, algul 30 päeva taod, on ju, seda sama mingit asja, on ju. Ja esimesed päevad tuleb sul mingi paned järgmine päev veel, tuleb mingi 2,5 € rohkem, on ju. Ja siis paned veel mingi paar päeva, on ju. Ja siis vaatad juba 10. päeval tuleb juba see, noh, summa ise on juba, noh, juba 10 kordi suurem, on ju. Aga see, vot mind huvitab just see summa, mis on nagu võrreldes eelmise päevaga. Et vot see, et kui ma täna panen ja selle sama nagu, noh, sama koefitsiendiga, on ju, lööd, et ma täna panen, on see 2 €, on ju, no, aga 14 päevaga see on juba 50 €, on ju, noh, et see on nagu, noh, päris nagu huvitav, noh, päris huvitav, jah, et 14 päeva ei ole ju mingi aeg, et paned siin vaikselt paned, on ju. Noh, see mäng muidugi, noh, see Diallo ja see Grexpor, et siin on muidugi keeruline seda miskit nagu näha, et siin ei ole nagu sellist, et nad on mõlemad nagu võrdsed. Siin, kui siis ainult panna see, et see Grexpor on ju võidab, on ju. Kui siis see ainult. Et ega siin ju ei, noh, ega jah, ennustuses kunagi ei teagi, aga siin ei ole, noh, et ütleme, et paneme game'id, on ju, noh, game'e kokku Grexporile. Jah, võib-olla see, jah. Et täna ma ju mõtlesin ka game'ide peale panna. Et kui ma panen üle 11,5, on ju, et see võib suht tõenäoline olla. Kui ta saab 6-4 saab pähe, siis on muidugi paha. Aga mis võib muidugi juhtuda, ega see võib täitsa juhtuda, et see Diallo võib temast ka üle sõita, aga no ebatõenäoline, et ta nüüd niimoodi
kui tal tekkis Thierry'ga ka, et see Diallo ei ole ju ka päris nagu päris nüüd niimoodi ta ka nüüd ka ei ole, et ta nüüd tuleb ja paneb, on ju lihtsalt, on ju, et ega tema on ka ju ühe ta siin just võitis, on ju, ega seda ei ole ka nüüd nüüd niimoodi, et neid turniire kohe, et mingi sihuke tüüp, kes kogu aeg turniire võidab, on ju. Et see nüüd niimoodi ka päris ei ole, et kogu aeg võidad ja tuled ja võidad, et sest vastased, vaata, kui keegi hakkab võitma, siis need vastased, ma arvan, see scouting, see vastaste uurimine, see käib ka niimoodi, ma arvan, et kui keegi nagu tõuseb, et siis see võetakse nagu eraldi sihikule, ma arvan. Ma arvan, see käib niimoodi ka pigem, et see, kes on ikkagi ohtlik, see võetakse nagu spetsiaalselt sihile, analüüsitakse, vaadatakse, mida ta teeb, on ju. Täpselt, mis tal seda edu tagab, on ju. Et selleks nagu valmistutakse ka, et kui ta seal alguses tuleb, paneb seal 30-ndatele ära, on ju, et eks valmistutakse ikka mänguks, on ju. Aga siis ta võib-olla tuleb mingi uue asjaga, on ju, aga neid uusi asju ei ole ka ju kogu aeg võtta varnast. Et siis juba ollakse juba meelestatud, et eks ju ei saa öelda, et nüüd mänguks valmistuda nagu rohkem või vähem, aga ütleme, tippsportlane, ta läheb ju turniirile, ta ka ju ikkagi enda jõuvarusid nagu ta ju optimeerib, et ta ju üritab enda varusid ikkagi võimalikult vähe kulutada, ega ta ei lähe siis panema selle vastu, kes ta läheb ikka nagu aga ta ikkagi hakkab see optimeerimine pihta, et ta peab ju arvestama sellega, et ta jõuab sinna lõppu välja. Et kas tal on mõtet seal hakata kohe lahmima, on ju. Kas tal on mõtet hakata mingi nõrgema vastu lahmima, on ju. Et väga ei ole, on ju, aga kui ta näeb, et et see tüüp on nagu laksis siin 20-ndal ära, on ju, siis ta võtab kohe selle, paneb kõik kohe alguses peale mängu. Et ma arvan, see kuidagi niimoodi ikkagi käib, Siis seal on ka ju tähtis, iga jõuvaru on ju tegelikult tähtis. Et jah, muidugi ei saa nii öelda, et ta nüüd lambist kellegi vastu minnakse, aga ikkagi nagu sellega arvestatakse kindlasti. Et eks nüüd see Grexpoor on ka valmis tema jaoks ja see Grexpoor on ju 25, on ju, et me ei saa ju rääkida, et nüüd siin mingi nagu ülesõitmine nüüd siin Diallo poolt nüüd tuleb, on ju. Et see 11,5 võiks olla reaalne täitsa. Võib-olla leiame mingi parema mängu hoopiski. Ma vaatan siis ja ma arvutan siis natukene 30-ndani ka välja. Siin on küll mingi jada valem, aga ma ei mäleta seda matemaatikas, oli mingi jada, et eks ta mingil hetkel hakkab ropult nagu kasvama. Et ma vaatan, arvutan selle ära ja siis vaatan, mis siin on see tulemus. Võib-olla leian mingi hea mängu ka.